Konkurentsiameti juures asuv maksejõuetuse teenistus annab juhi pöördumises peaministri poole teada, et olukord ettevõtete vahelises maksekäitumises on hull. Teenistuse juht Signe Viimsalu annab teada oma pöördumises, et selle aasta esimese kuuga jätsid 126 varatud ettevõtet võlausaldajatele tasumata üle 50 miljoni euro. Makse jäi sellest riigil saamata 6 miljonit. Kas siis tõepoolest on meie ettevõtete seis nii hull? Mida me oleme Eesti Panga poolt analüüsinud, on see, kuidas ettevõtted tasuvad pangalaene. Ja me oleme seda analüüsinud ja jälginud viimased 30 aastat. Ja kui ma võtan niisuguse näite nagu maksetähtaja ületanud laenud, need laenud, mis ei ole nagu 2 kuu jooksul nagu õigel ajal tasutud, mis on olnud niisugune hea rahvusvaheline näitaja, siis selliste laenude osakaal täna pankade laenuportfellis on umbes 0,6–0,7%. Ehk siis tänane tase on nende andmete põhjal alla ajaloolise keskmise. Hinnatõusu kinnitab ka Statistikaameti juunikuu andmete põhjal koostatud tööstustoodangu tootja hinnaindeksi tõus. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on see tõusnud 3,8%. See on nüüd viimased 6 kuud olnud, et eelmise aasta detsembris oli miinusmärgiga indeks. Ja selles tõusus on hetkel selgemini näha siis kütuste ehk siis Eesti kontekstis põlevkiviõli hindade tõusu ja muude naftatoodete hindade tõusu. Siis me näeme veel loomulikult ka soojuse, elektrihindade tõusu. Need on nagu suuremad grupid. Siin on mõjusid erinevaid. Kindlasti me näeme naftakriisi mõju, sellepärast et energeetikasektori tootja hinnad olid väga palju kasvanud, kui ma ei eksi nüüd 25% ja selle taga kindlasti või ilmselt on siis nafta ja gaasi hinna kasv, sest elekter on ju meil teatavasti suvel odav, nii et gaasi hinna kasv me näeme ka näiteks naftakeemia hinna kasvu mõju kummi- ja plastitööstuses, kus hinnad olid kasvanud, nii et see näitab kõik seda, et tooraine on muutunud ettevõtete jaoks kallimaks ja siis ka need hinnad, millega toodang välja antakse, lähevad kallimaks. Statistika kinnitab, et selles liikumises on ka midagi positiivset. Nimelt on toimunud hindade alanemine põllumajandussektoris. Selle põhjuseks on ilmselt hooajalisuse iseärasused. Seda tuleks vaadata koos tuludega ja kui viimased 3 aastat oli see majanduskasv, ehk mis peegeldab seda nagu ettevõtte võimet müüa toodangut, oli suhteliselt kidur, et majanduskasv oli seal nulli juures, siis käesoleval aastal on tegelikult majanduskasv kiirenenud ja seeläbi ka ettevõtete tulud on hakanud kasvama. Konkurentsiameti maksejõuetuse teenistuse ise täna selle kirja kommenteerida aega ei leidnud. Ütles, et nad kindlasti võiksid seda teha mõnel teisel päeval, aga nii palju kui vähemasti oli juttu erinevate ametkondadega, siis mitte keegi täpselt aru ei saa, kus need andmed pärinevad.